2014. aastal on Eestis 4 vanglat. Neis kokku on alla 3000 vangi. Üle Eesti asuvad kriminaalhooldusüksused. Enamik vange on süüdimõistmise ajaks vahistatud ning nad tuuakse vanglasse arestimajast. Osa vange peab ise kindlaks määratud ajaks vanglasse ilmuma. Vastuvõtufaasis koostatakse vangile isiklik toimik ning tutvustatakse tema õigusi ja kohustusi. Kuna korraga võib vanglasse tuua mitu kinnipeetavat, tuleb vastuvõtutoimingut ootamisel paigutada vang ootekambrisse. Iga süüdimõistetu puhul viib inspektor kontaktisik läbi riskihindamise. Riskihindamisel arvestatakse paljude teguritega. Varasem kriminaalne käitumine, eluase, töö- ja hariduskäik, majanduslik toimetulek, suhted, sõltuvusainete tarbimine ja probleemkäitumine, tervis ja emotsionaalne seisund, mõtlemine ja käitumine, hoiakud, ohtlikkus. Riskihindamise põhjal otsustatakse kinnipeetava paigutusvanglas või vajadus tema saatmiseks teise vanglasse. Kinnipeetavaid ja vahistatuid peab vangla hoidma eraldi, kuna nende õigused ja kinnipidamisrežiim on erinevad. Vahistatu puhul tuleb lähtuda süütuse presumptsioonist. Samas on tema tegevuste osas kriminaalmenetlus alles käimas ja piirata tuleb tema kokkupuudet teiste vahistatute või kinnipeetavatega. Vahistatu viibib lukustatult oma kambris 23 tundi ööpäevast ning 1 tunni jooksul on tal õigus jalutuskäiguks värskes õhus. Süüdimõistetu ehk kinnipeetav saab üldjuhul oma osakonnas liikuda vähemalt 4 tundi ööpäevas. Vangide üle teostatakse järelevalvet nii visuaalselt kui ka elektrooniliselt. Kambris võib olla ka videojärelevalve. Sellesse kambrisse võidakse paigutada vang, kes on enesevigastamise kalduvusega, on vaimselt ebastabiilne või vajab muul põhjusel pidevat jälgimist. Tänapäevasel vanglametniku tööl ei ole midagi ühist vanaaegse okastraattaia ees valvamisega. Töö on muutunud sisulisemaks. Vangidega tegeletakse rohkem eesmärgiga neid seaduskuulekale teele juhtida. Vange, kes üritavad elada nii-öelda vangla subkultuuri reeglite järgi, siiski veel leidub. Aga subkultuuril ei ole enam laiemat kandepinda. Päris kadunud ei ole ka vangide omavahelised konfliktid ja kahjuks ka ründed ametnike vastu. Põhiosa vangide omavahelistest konfliktidest moodustavad siiski kergekujulised rüselused ja löömised. Raskemaid tervisekahjustusi ja seksuaalvägivalda tuleb ette väga harva, 1-2 juhtumil aastas. Ametnike korraldustele mitteallumine, vastupanu osutamine ja provotseerimine on küllaltki sagedane, kuid väga harva tõsisemate tagajärgedega. Selliste rünnete suhtes tuleb alati valvel olla, kuna agressiivseid ja ettearvamatuid vange siiski leidub. Tänapäevases kambertüüpi vanglas keskendutakse vangide iseseisva toimetuleku toetamisele. Tõstetakse vangide haridustaset ning täiendatakse kutse, töö ja sotsiaalseid oskusi. Selle kõige eesmärk on, et vangid lahkuksid vanglast teadmiste ja arusaamadega, mis lasevad neil elus hästi hakkama saada. Vangidel on võimalik omandada üldharidust, kutseharidust ning õppida riigikeelt.
Vanglateenistus tagab vangidele võimaluse oma usku järgida. Kaplan tegeleb vangide hingehoiuga ja viib läbi usulise suunitlusega rehabilitatsiooniprogramme. Aga nõustab ka vangla töötajaid usu ja eetika küsimustes. Vanglas tegutsevad mitmesugused konfessioonid. Kõik vanglasse saabuvad kinnipeetavad läbivad tervisekontrolli, et teha kindlaks võimalikud nakkushaigused, sealhulgas tuberkuloos, hepatiit ja HIV. Tänu regulaarsele testimisele võime olla veendunud, et HIV vanglates ei levi. Vanglas tegeletakse sõltlaste ravi ja rehabilitatsiooniga, propageerides tervislikku eluviisi, tõstes tervishoiukasvatust ja toimetulekuvõimet erisuguste sotsiaalprogrammide abil. Näiteks on võimalik osa võtta sellistest programmidest nagu viha juhtimine, sotsiaalsete oskuste treening, eluviisitreening sõltuvusainete ja hasartmängusõltlastele, samuti viiakse läbi liiklusohutusprogramme, seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogramme ning pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamise programme. Kõik tööealised, mitteõppivad ja meditsiiniliste vastunäidustusteta vangid on vanglas kohustatud töötama. Vange kaasatakse ka vangla igapäevastesse majandustöödesse, et tekitada vangis tööharjumus ning selle kaudu aidata kaasa sellele, et süüdimõistetu tuleks vabaduses paremini toime ega sooritaks uut kuritegu. Kogu vangistuse ajal vangiga tehtav töö on samas ka ettevalmistus tema vabastamiseks. Et vang kohaneks ühiskonnaga võimalikult sujuvalt, tehakse enne vabastamist mitmeid ettevalmistusi. Levinuimad on sotsiaalabi osutamine ja vangi ümberpaigutamine avavanglasse. Avavanglasse viiakse üle vang, kes on kinnises vanglas üles näidanud usaldatavust ja õiguskuulekat käitumist ning on alust arvata, et ta ei pane toime uusi õigusrikkumisi. Kriminaalhooldus tegeleb kriminaalkorras karistatud isikutega, keda on kohus vangistusega karistanud, kuid jätnud ta tingimisi vabadusse või kes on osa vangistusest ära kandnud ja enne tähtaegselt vabanenud. Kohus võib määrata ka lisakohustusi. Kriminaalhooldusametnik kontrollib kohustuste täitmist, et soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist ja mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest.